head televaatajad, oleme jõudnud Türile ja siin minu selja taga on avatud üks tõeliselt ainulaadne vanade mootorrataste näitus. Lähme vaatame. Vaatame lähemalt neid ka, et mis need pärlid siin näitusel on. Siin on kõige uhkem ratas on siin. Aga see on nüüd natukene putitatud ja selline... Ta on täielikult taastatud jah, ja tal on omistatud siis Eesti unikaalse vanasõiduki number, nii-öeldakse must number siin kõnekeeles, et teine ratas on veel taga musta numbri. See on, ma ei oska seda originaalsuse protsenti täpselt öelda, aga ta on küllaltki originaalseks tehtud ja ära taastatud, nagu ta tehasest tulles oli või natuke parem. Kas siin on ka mõni selline erilisem ratas, erilise ajalooga või on teada, kellele ta näiteks on kuulunud või midagi sellist? No, päris täpselt meil nüüd ei ole teada, aga näiteks selle sama ratta kohta on selline jutt meil siin kirjas ka, et väidetavalt mingi Tallinn filmi mängufilmi filmimise ajal näitleja Tõnu Kark külameeste käest vahetas siis kohaliku valuuta vastu seal mõne pudeli valuuta vastu selle ratta ja siis filmis olla sellega sõidetud, aga mina olen nüüd küll enam-vähem vaadanud neid filmi kõiki, aga ma panin siin küsimuse ka Automotofoorumisse üles, aga ma ei saanudki vastust, et kas ikka siis oli kuskil filmis või mis filmist. Kark oli ise suur mootorrattaga sõitja ja minu meelest tal oli ka kunagi NSU mootorratas isegi. Kust teil üldse tekkis selline näitus kokku panna? Kust see mõte tuli? Eelmine aasta oli jalgrattanäitus, vana jalgrattanäitus. Ja see jällegi oli üsna palju külastajaid. Jalgratas oli kuidagi muutus järsku üleöö populaarseks. Ta tekitas sükest elevust ja populaarsust hästi palju ja kokkuvõttes oligi niimoodi, et sealt eks ta siis kasvas välja ja kuna Priidul oli 3 või 4 või 5 NSU-d, siis oli loomulikult tarvis nagu neid natuke rohkem eksponeerida ka. Et see oli nagu ka üks põhjuseid kindlasti. Aga kas see on mingi spets naiste ratas? Jaa, see on... Aga vaataks seda ka lähemalt, kus kohas see on? See on seal taga. Peamine asi on, eks ole, et see nagu jalgrattar, jah, madalam ja tegelikult siia käis siis kleidivõrgu et kleit ei läheks kodaratte vahele ega keti vahele, siis võrk käis, kuigi meesterattal oli vanemal mudelil, meesteratta vanem mudel on seal üleval. Sellel oli ka vanemal mudelil olid need kaitsed siin ees, et ilmselt siis pintsaku või mantlisaba ei läheks sinna vahele, aga see on jah spetsiaalselt naiste jaoks tehtud ja need sajakupikulised olid omal ajal Saksamaal väga populaarsed, neil ei nõutud neid täielikke mootorrattalube ja aastamaksuga oli seal mingid soodustused ja asjad ja iga jalgrattatehas mingil hetkel võtsi endale kohustuseks, et ta peab tootma selliseid 100-kupikulisi asju. Aga suured tänud teile ja ma loodan, et teie näitus saadab edu, sest et ta on ju avatud tervelt veel 30. maini, eks ole? 30. maini, jah. Suured tänud teile. Tänan külastamast. Nägemist!